Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Piiblist loeme täna: olge ikka rõõmsad Issandas, ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on lähedal. Ärge muretsege ühtegi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nüüd on viimaks süttinud 4 advendiküünalt, kuid me saame ikka veel oodata jõule terve nädala. Tänavune pikk ootusaeg annab meile võimaluse põhjalikeks ettevalmistusteks. Jõuame luua rohkem rõõmu pühadeks iseendale ja oma kaaslastele. Rõõmu valmistamiseks ei ole tegelikult mitte mingeid piire ega takistusi. Piiblis julgustab Paulus meid rõõmustama leebelt ja lahkelt, samal ajal kui tema ise viibib ülekohtuselt vangis. Taludes katsumusi, vaeva, valu, me saame seda kõike ületada ikka just rõõmu jõul, milleks annab meile väge jõululaps Issand Jeesus Kristus, maa ja taeva kuningas. Tema annab meile rõõmu ja õnnistust sealgi, kus meie ikka veel võlgu jääme. Ja tema kutsub meid isegi andmisel ja armastamisel alati kasutama rõõmuväge. Ema Teresa ütleb, asi pole selles, kui palju me anname, vaid selles, kui palju armastust me andmisse paneme. Nii saame leida rõõmu ja saame tunda rõõmu. Nii saame kinkida ja pühendada rõõmu. Nii ei ole rõõmu loomisel piire ega takistusi. Andkem armastuse ja rõõmuga täna Kalmerile jõudu ja rõõmugi ja selleks me palume taevast Isa. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Hoidku ja õnnistagu sind kõige vääriline kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Hea Kalmer, lugupeetud Kalmeri pere, head
heategijad lähemalt ja kaugemalt, tänan, et olete kogunenud siia selleks, et näidata oma head tahet ja toetust taaskord üksteise vastu. Taaskord täna oleme kogunenud siia üheskoos, et näidata toetust Kalmerile. Elu on kohati julm, elu on kohati ettearvamatu, aga me oleme inimesed ja mitte keegi meist ei saa meie saatuse vastu. Mitte keegi meist ei saa selle vastu, mis on meile määratud. Ja see, et juba 8 aastat on korraldatud siin kammersaalis üritust inimese toetuseks, kellel võib-olla ei ole läinud nii hästi. See üheskoos üksteisele õlgõlakõrval tunde tekitamine on kindlasti vajalik, aga ärme ole ainult negatiivsed. Iga sündmus on algus millelegi uuele ja ka need juhtumised, mis on nende inimestega toimunud nende eludes, kellele me 8 aasta jooksul oleme üheskoos toetust avaldanud, on kindlasti alguseks millelegi uuele. Jah, see uus ei pruugi olla kohe ja algul hea, aga see uus on midagi loovat. Ja ega me tegelikult ei saagi enne paljust asjadest aru, kui need muutused on tegelikult toimunud ja tagantjärele vaadates tunduvad asjad teinekord viiged või palad. Hea Kalmer, soovin sulle jaksu jõudu. Tean sind tänast ajast, Kalmer. Sellist töömeest nagu Kalmer vaja eeskujuks tuua, ma arvan, kõikidele eestlastele. Sellist pereisa nagu Kalmer on vaja tuua eeskujuks eestlastele. See, et haigus meid tabab teinekord ootamatult, on inimlik, mille vastu me ei saa. Ja vaatame positiivses võtmes. Sa oled loonud palju Kalmer. Sul on tore pere, sul on tore tütar. Hindame seda, mis meil on olemas. Ärme mõtle negatiivselt. Hea Kalmeri pere, olge tugevad. Ma usun üheskoos õlgõlakõrval saame üle kõikidest asjadest. Head tegijad, hoidke ennast, armastage üksteist. Kohe on tulemas jõulud. Mõtiskege natukene, mõtiskege nende väärtusele, mis teil on. Mõtiskege selle üle, mida te saate teha ja anda endale oma lähedastele. Ilusat aastalõppu aega teile kõigile. Tere, Kalmer. On hea meel sind täna näha ja soovitan sulle kõige paremat, sest on jõuluaeg. Ma tean, et need ajad, mis on siiani olnud, ei ole sinu pere jaoks kerged olnud. Tulin selle sõnumiga omavalitsuse poole pealt, valla poole pealt. Ma tean, et me oleme omavalitsuse poole pealt aidanud nii vähekenegi, kui see võimalik on olnud. Aga tahan öelda edaspidiseks seda, et ka edaspidi aitan.
sul abikaasal oli mure, et kui saaks oma autoga sul järel käia, sest praegu tuleb sul laenata abikaasal autot, et sind tuua. Õigemini seda vahendit, mille peal sa oled, on keeruline transportida. Mul on hea meel öelda, et tahame sinu autot enda valdusesse korraks saada ja see asi saab lahendatud. See asi on siin samas meil juba olemas. Enne aasta lõppu on sul autol konks taga ja su abikaasa saab vabamalt liikuda, laenata sõpradelt käru, et sinu abivahendit transportida. Lisaks sellele tahan öelda, et omavalitsuse poole pealt oleme võtnud ka järgmiseks aastaks otsuse vastu, et toetame sinu viibimist hooldekodus järgmise aasta vältel täpselt samadel alustel summaliselt, nagu siiani oleme teinud. Ma tean, et sa ei ole inimene, me oleme samamoodi kohtunud sinuga töörindel ja kui sul esimest korda see väikene märkus avastati ja ütlesid mulle, mul ei ole vist kõige paremini, siis ma ei uskunud. Aga ma olen aru saanud, et su pere on leppinud sellega ja ka meie omavalitsuse poole peal katsume aidata sind nii palju, kui see on võimalik. Ma usun, et need head inimesed, kes täna siia on tulnud ja neid on veelgi, need panustavad sellele, mis on teie unistus, see trepp, abivahend, appi tuua teile. Täna ma ei saa öelda, et omavalitsus on mingi summa selles osas välja käinud, aga ma ütlen seda, et kui vaja või jääb natukenegi puudu, siis me tuleme ka sinna. Jõudu su perele ja sinule ja rahulikku jõuluaega meile kõigile. Mul on hea meel, et mind meeles peate ja kontserdile kutsusite. Tore on taas kord sellest osa saada. Sellest ajast, kui me siin esimest korda kohtusime, on päris palju vett läbi Riiska järve voolanud. 8 aastaga on palju muutunud, aga headus kõrvas on säilinud ja usk sellesse paljude jaoks süüdinud. Minu usku siinsesse kogukonda tugevdas see kontsert kindlasti. Sain siit kontserdilt sellise emotsioonide paketi, mis on mind aastaid kandnud. Olen selle emotsiooni pealt omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis sotsiaalteaduste bakalaureuse kraadi ja asunud tööle raamatupidamisosakonda Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi. Kontserdi usun inimeste headusesse puudumisel ei oleks seda lüpikaefekti võib-olla vallandunudki, kes teab. Kevadel aga planeerin kaitsta majandusarvestuse suunal magistrikraadi, mis ei taga iseenesest mitte midagi, aga loob eeldused edasi minna. Nimelt on mul viimastel kuudel tekkinud idee tulevikus paariks aastaks soojale maale elama ja tööle asuda. Sellest puslest on küll mõned tükid veel puudu, aga eks paistab, kuhu see unistus viib. Lõpetuseks sügav kummardus kõigile neile inimestele, kellega viimastel aastatel rohkemal või vähemal määral kokku olen puutunud. Ja erilised tänusõnad MTÜ Usun headusesse meeskonnale. Tervitustega Henrik.
üle tühja lageda. On poollumise ootuse aeg. Üks aastaring hakkab täis saama. Taevavõlm on laskunud madalale, õhtud on pikad ja pimedad. Ent ometi on see ilus aeg nii lastele, isale, emale kui ka memmele, taadile, sest hinge täidab jõuluootus. Jõulud on armastuse aeg. Jõulud on heade soovide aeg. Ja kui sinu sees on siiras jõulutunne, siis tahaksid sa kallistada oma sõpru ja teha neile midagi väga head. Jah, just nii see ongi. Oleme rõõmsad selle üle, et saame täna olla siin, ilusas kammersaalis ja teha midagi head oma lähedastele ja sõpradele. Sõprust ja headust tunnebki sellest, kas ollakse valmis aitama hädas oma kaaslasi ja kas ollakse valmis aitama tingimusteta. Juba 8. korda toimub siin meile juba nii omases kammersaalis ja just advendi ajal heategevuskontsert, aitamaks abivajajaid meie endi seast. Märgake 11 ja ulatage abivajajale abikäsi. Sel aastal, kallid kontserdilised, oleme tulnud toetama Kalmerit ja nautima ilusat muusikat. Meil on väga hea meel, et Kalmer on täna õhtul koos meiega. Aga alustagem kontserdiga. Meie esimeseks esinejaks on Tõrva noored muusikud. Palume lavale!
kotti said välja. Täname teid, noored, ja teie juhendajat Heinar Hernitsat. Kontserdi alustasime ühe ilusa südamliku kirja ettelugemisega. Selle kirja kirjutas MTÜ Usun headusesse tegusatele naistele Henri. Henri on just see noormees, kellele korraldati esimene heategevuskontsert. Meil on hea meel, et Henri on samuti täna meiega. Tervitame sind, Henri! Henri, palun ütle, mis oleks sinu jõulusoov sel aastal? Jah, see on hea küsimus. Jõuluvanale kirjas me soovisin purgilõpp mett, aga südamest sooviksin ma teile kõigile ilusat jõuluaega ja seda lähedast. Täname sind, Henri! Selle hea sooviga ühineme meiegi. Valmis on nüüd meie järgmised esinejad, Valdek Kott ja Anastasia Makarova. Palume lavale! Valdek ja Anastasia esinevad meile 3 looga. Valdek on meile tuttav juba varasemast. Nimelt on ta olnud ise abiks heategevuskontserdi õhtujuhina ja ka esinejana. Rõõm taas kohtuda, Valdek! Tere, ma olen Valdek, kes veel ei tea. Ja tõesti hea meel on jälle olla siin ja siis lüüa selles ürituses kaasa. Aga pikalt ei räägi. Esimene lugu on vaikõtlik lugu lauludest ja muust. Neid läidaid ja kaugeid mul püüda
mõtlesime, et teeme midagi inglise keeles ka ja järgmine lugu on Depeche Mode'i lugu Enjoy the Silence. Words like violence break the silence, come crashing into my little world. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed, it's here in my arms. Words are very unnecessary, they could only do harm. Vows are broken to be broken. Feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed, it's here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I wanted, all I needed, it's here in my arms. Words are very unnecessary, they could only do harm. Ja meie kolmas, ühtlasi ka viimane lugu on Chalice'i lugu, kindlasti kõik teavad, Klaaskuulis. Kui tuba on külm, on jääs ratikas, siis see on väike Antarktika. Kui tõenäod ei ole hoitud korras, siis see on väike pisike Holland. Külgapi peal Klaaskuuli sees on kinni maailma keel, mida keegi ei raputa. Külgapi peal Klaaskuuli sees on natuke ruumi mulle ja siin tihti jalutan.
kui ühe naabrimees ei tereta, siis see on mu väike Venemaa. Kui ma lisa juures närmuhata sai, siis see oli väike tani. Külgapi peal taaskuli sees on kinni maailma keel, mida keegi ei raputa. Külgapi peal taaskuli sees on natuke ruumi mulle ja siin tihti jalutan. Kui telekas tuleb lemmikseriaal, siis see on väike Ameerika. Ja kui köögis on sõbrad, on koos meeldivad, siis see on mu väike Eestimaa. Külgapi peal taaskuli sees on kinni maailma keel, mida keegi ei raputa. Külgapi peal taaskuli sees on natuke ruumi mulle. Külgapi peal taaskuli sees on kinni maailma keel, mida keegi ei raputa. Külgapi peal taaskuli sees on natuke ruumi mulle. Anastasia Makarova. Aitäh Valdekule ja Anastasiale. Rääkisime alguses, et hinge poeb jõulutunne ja juba järgmisel nädalavahetusel ongi jõulutaati oodata. Aga mitte ükski laps ei saa jõuluvanalt paki kätte ilma luuletust lugemata. Kas sinul, Michelle, on juba luuletus välja valitud või hoopis laulad jõuluvanale? Ei, ma ei laula, aga luuletus on välja valitud küll. Kas sa ei tahaks seda meile palun ette lugeda? Ei. No palun! No hea küll. Läbi sätetava õhu, üle kõrge lume, pisikene ingel, palja jalu tuleb, süda soe ja särasilmil, külma ta ei taju, kannab kuuma küünlaleeki läbi valge saju. Palume lavale Sandra Nurmsalu ja Pille Piir. Tere õhtust, head inimesed. Meil Pillega on äärmiselt hea meel täna koos teiega siin imeilusal jõuluajal teha head ja aidata üheskoos Kalmerit. Ma soovin, et see, miks me täna oleme kõik siia kokku tulnud, see südamesoovus ja headus tõesti sind aitab.
nüüd aga jäälilled.
võimalik. Räägitakse, see on vaid keemia, tahad ikka ja jälle veel. Isegi kui sead ennast reegliga, pole vaba, sest me lahkuminek ja lahkumised sulgub südameid iga päev. Sooja pilgu jäätumine, käivad varjud käsikäes, kui see vanapaar naeratab õrnas pilgus õrn pilk. Koos elatud elu rõõmu ja vaevaga. Õnn kaob vältides vaeva. Räägime, kuulame, võtame aega. Pole veel hilja peatada kliib, mis teine teisest lahkub viis. Kui see vanapaar naeratab õrnas pilgus õrn pilk. Koos elatud elu rõõmu ja vaevaga. Kui see vanapaar naeratab õrnas pilgus õrn pilk. Koos elatud elu rõõmu ja vaevaga näen, armastus on võimalik. Mul on hea meel, et sellised haruldased ja erilised kontserdid nagu täna siin on saanud juba traditsioonilisteks. Ja nähes täna teid kõiki siin, siis loomulikult armastus on võimalik. Ja ma loodan, et kui teie lähedaste hulgas on neid inimesi, kes ei ole täna siin, võib-olla ei ole ka homme, sest nad on otsustanud siit meie kodumaalt lahkuda, kes õnne otsima, kes olude sunnil, siis loodetavasti siiski jõuluajal leiavad nemad aega ja võimalust tulla siia meie väikesele Eestimaale tagasi, et jõuluaeg veeta kõik üheskoos. Ja meie järgmine laul ongi just neile, meie lähedastele, ka minu pereringis on neid inimesi. Väike Eestimaa. Väike Eestimaa, koduigatsus on kõige suurem ootus, ma tean. Väike Eestimaa,
üks Jaak Joala poolt legendaarselt tuntuks lauldud lugu Kui mind kutsud sa. Kui mind kutsud sa, siis läbi öö tule mul käed tähtid täis ja südames kuul. Kui mind kutsud sa, kaks silma vaid sule ja lenda mu poole vastu siis, vastu siis, vastu siis. Südest on laineid ja hingest on meretuul ning saad õielund ka toomepuul. Mulle oled ainus, ainus sa, kutsu vaid, ma tulen siis kui näen. Mulle ainus, ainus sa, kutsu vaid, ma tulen siis kui näen. Kui mind kutsud sa, on taevas veel tume, su hääl pilved viib ja olengi teel. Kui mind kutsud sa, kaobid otsus suve ja päikse poole ma astun siis, astun siis, astun siis. Südest on laineid ja hingest on meretuul ning saad õielund ka toomepuul. Mulle oled ainus, ainus sa, kutsu vaid, ma tulen siis kui näen. Mulle oled ainus, ainus sa, kutsu vaid, ma tulen siis kui näen. Südest on laineid ja hingest on meretuul ning saad õielund ka toomepuul. Mulle oled ainus, ainus sa, kutsu vaid, ma tulen siis kui näen. Ainus, ainus sa, kutsu vaid, ma tulen siis kui näen. Ma tulen siis kui näen. Sina oled see, kes vaikides sõnu kauneid öelda võib, öelda võib. Sina oled see, kes päi
on üks õnn ja üks ainus tee. kui pöördub kaduur suve soojal kuul, ei kustu meis leek, suuremaks paisub veel ka ja liial ei saa. võõraid meist
jõuluaeg on juba väga-väga lähedal, siis kindlasti ma arvan, et ükski kontsert praegu Eestimaa peal ei saa ilma talve ja jõululauludeta, nii ka meie. Loodame, et jõululaupäevaks ehk on lumi tulnud taas maa. Valged jõulud. See laul räägib meist kõigist. Me kõik oleme rändajad. Meil kõigil on minna oma tee. Me kunagi ei tea, mis ootab meid järgmise käänaku taga, kuid mina soovin, et teie ümber oleks alati teie lähedased inimesed, keegi, kellele toetuda ja et see tee oleks kaunis ja põnev rännak. Aitäh teile, et te meid täna siia kutsusite ja ma loodan, et meie kõigi ühise abi ja lahke südamega me saame Kalmerit
aidata rändajaid. Suur aitäh Sandrale ja Pillele. Nüüd on käes hetk, kus palume lavale kõiki esinejaid ja MTÜ Usun headusesse kollektiivi.
täname, et olete tulnud meie kontserdile, tänu teile ja koos teiega saame taas kord teha väikese hea teo. Seekord saame siis Kalmerit ja ta peret aidata summaga 4500 €. Kõiki, kes meid aitasid. Täname esinejaid ja täname oma meeskonda. Aitäh! Hetkeks palume vaikust. Elus peab oskama imesi vihata, rõõmu tunda ja raskusi kanda, nutta, armastada ja vihata, petta saada ja õnneks anda. Elus peab oskama palju harjuda, kullaga võrdselt hinnata vaste, valida, susistada ja harjuda, eneseks jääda, kuigi on raske. Elus peab oskama mõista ja kuulata kõrval seisjad, kelle süda on olemas. Terasid sõpradest välja tullata, maasse juurdudes uskuda ajast. Elus peab oskama nõuda ja paluda, trotsida paride kirjalist randa, lüüa saada ja valu tunda, aga ei iialgi alla anda. Meie tänane heatöölislik üritus on lõppenud. Täname südamest kõiki esinejaid, Kalmerit ja tema peret ning teid, armas publik. Aitäh kõige ilusa eest, rahulikku ja meeldivat koduteed.